Tere, mina olen Taavi Pertman ja see on Raharaadio. Ja nüüd teie saatejuht, kelle investeerimisteekond sai alguse börsimängust. Tere tulemast kuulama Raharaadio esimest osa. Ja nii see tõesti oli, et minu investeerimisteekond sai alguse tõesti Eesti börsimängust nimega Today ja juhtus see nii, et majandusõpetaja tõi meile paberi tunnis, ütles, et näed, siin on teie kontod ja nüüd mängime sellist mängu. Ja esimene kord läks mul päris hästi ja teine kord enam nii hästi ei läinud, sest et avastasin mingid huvitavad vead süsteemis, mis lubasid võimendada ja siis need numbrid läksid kuidagi hästi imelikuks. Aga üldiselt sealt kaudu, nagu see investeerimispisik minuni jõudis, hakkasin huvituma rohkem lugema nendel teemadel ja leidsin ka paar inimest, kes nende teemadega nagu ise tegelesid. Ja sealt see asi edasi läks. Nii et ka mängimisest on üsna palju kasu ja peaksin kindlasti oma majandusõpetajale selle eest ka tänulik olema. Aga lähme siis tänase osa juurde ja täna räägime, või õigemini mõtlesin, et vastan ühele lugeja küsimusele, mis mingil määral ka on selle eelmise mänguga kaudselt seotud, aga igal juhul küsimus siis Heigolt on selline. Tere Taavi, kas sa oskad midagi lähemalt rääkida Forex turust ja sealt raha teenimisest? Kas see koht on suurema riskiga kui börsil kauplemine või on tegu üldse petuskeemiga, et võetakse investoritelt raha ära? Kas oletegi ise sinna või seda turgu proovinud? Kui tead sellest midagi, siis palun kirjuta mulle ka. Ette tänades Heigo. Jah, Forexiga isiklikult kokkupuudet on üsna vähe, et selles mõttes enda rahaga seal otseselt kaubelnud ei ole. Küll aga tean päris mitut inimest, kes sellega on kokku puutunud, olen natukene demorahaga mänginud ja kunagi ka boonusrahaga mänginud. Ja ma arvan, et see õige termin siin kohal ongi mänginud, mitte investeerinud. Aga selles mõttes, kui sellest turust nüüd rääkida, siis börsiga seda jah, päris nagu võrrelda ei maksaks, sest et börs on nagu selline üsna tugevalt reguleeritud ja tugeva järelevalvega, et selle kõrval siin Forexit vaadata, siis see on pigem nagu selline metsik lääs. Ja võib-olla igaks juhuks ka kuulajatele, kes ei ole kursis, mis asi see Forex on, siis Forex on valuutaturg, ehk siis seal saab kaubelda erinevate valuutadega, et saad osta eurode eest rublasid, rublade eest dollareid ja mis iganes valuutasid. Ja neid maaklerid, kes seda teenust pakub, on nii-öelda must miljon, kes su tehinguid siis vahendavad. Ja siis eesmärk seal siis kauplemisel on see, et sa ostad ühte valuutat, ootad, kuni see kurss tõuseb ja siis müüd või vahetad teise valuuta vastu jälle välja ja oled suure plussiga õnnelik. Aga reaalsuses see päris nii lihtne ei ole. Aga nüüd, tulles selle metsiku lääne juurde tagasi, siis üks tagajärg sellel on see, et on neid maaklerid on hästi palju, on igasugu erinevaid ja ausalt öeldes ei välista, et mõni ka teeb nagu reaalselt petuskeemi, ehk siis ütleb sulle või näitab sulle mingeid tehinguid ja mingeid hindasid ja tegelikkusega ei pruugi see nagu väga hästi kokku minna ja võidki rahast ilma jääda, eks. Et isiklikult ei ole kokku puutunud, võib-olla nüüdseks on ka turg natukene nii-öelda ennast puhastanud võrreldes selle aja, kui mina seda vaatsin. Et mina natukene uurisin seda teemat rohkem kuskil seal äkki 2006-2007 paiku. Aga siis jäi küll siuke mulje, et iga teine maakler, kes seal internetist otsides ette jäi, oli selline paras petis. Aga lisaks sellele, et nagu sellised nagu otsesed pettused on ka selliseid nii-öelda kaudsemaid, mille kohta siis ei pruugi nagu aru saadagi, et kas ta nüüd petab või mitte, et siin rääkisin natukene ühe oma sõbraga,
kellel on nii-öelda kogemust Forexil rohkem, ehk siis ta töötas mõnda aega professionaalse, ma ei tea, kas see termin on siis haldur äkki, ehk siis tema kauples teiste inimeste rahaga Forexil ja läks üsna hästi üldiselt, aga rääkis ka sellist kogemust, et võib-olla, et kui nagu natukene pokkerit oled äkki online'is mänginud, siis võib-olla oled märganud, kuidas sul tekib selline tunne ühel hetkel, et kui sul on kogu aeg hästi läinud, siis ka ässapaar järsku kaotab kogu aeg, iga kord ja iga kaart kogu aeg kaotab. Et siis tekib nagu selline tunne, et see pokkerituba on sinule nagu kuidagi tarkvaraga niimoodi seadistanud, et sa hakkad nüüd raha kaotama, sest sul läks liiga hästi. Ja siis sealt tuli ka selline kommentaar, et aeg-ajalt ikka tundub nagu, et nagu tehing ei lähe läbi just sellepärast, et maakler nagu ei tahtnud, et see tehing nagu selle hinnaga läbi läheks ja võib-olla isegi ostab sealt vahelt sinu ees selle hinnaga ära ja müüb sulle kallimalt, et selliseid asju nagu võib selle ette tulla. Aga mis nagu selle maaklerite juures minu jaoks nii-öelda suurimaks negatiivseks küljeks üldse on, et kui need petised üldse välja jätta, aga ka need, kes siis nii-öelda maakleri osas ausat teenust pakuvad, nad kipuvad tegema selliseid koolitusi. Et tõenäoliselt, kui natukene Forexist midagi kuulnud oled, siis üsna suure tõenäosusega on see just mõni maaklerfirma sulle reklaaminud oma koolitust kuskil. Ja nad reklaamivad seda nii, nagu Forexiga oleks ülilihtne raha teenida. Ehk siis tule ainult tee nende juures konto, pane paarsada eurot sisse ja raha tuleb. Et nad teevad sulle väikese koolituse ka, seal paari tunnine äkki on ja ongi kõik selge ja pole probleemi. Et see on nüüd ausalt öeldes loll jutt. Sellist asja ajab maakler sulle ainult sellepärast, et sa läheksid tema juurde tehinguid tegema, paneksid raha sisse ja nemad teeniksid sinu pealt raha. Et see mingis mõttes on see Forexil kauplemine ka selline sõltuvust tekitav tegevus, ehk siis sa nagu paar korda vaatad, läheb hästi, siis jälle läheb halvasti, siis läheb nagu jälle hästi ja siis tekib selline hasart sisse, et see nagu oli juba nii hästi minemas, aga nüüd teed kogu oma rahast ilma, et paned järgmine uue summa sisse ja proovid uuesti, sest et nagu lootust justkui oli. Et selline lähenemine tegelikult ei tööta ja see koolituse jutt on tegelikult paras loll jutt, ei maksa nagu kuulata. Aga veel üks asi, mis seal Forexi juures natuke seda tavaturust riskantsemaks teeb, lisaks nendele maakleritele on see, et seal on, sõltub jälle maaklerist, sellised lugupeetavad maaklerid, nemad väga suurt võimendust sulle ei anna, aga vähemalt siis, kui ma kunagi neid teemasid vaatasin lähemalt, siis pakuti ka sellist 1000-kordset või isegi mõnikord isegi suuremat võimendust. Ehk siis sisuliselt sa võisid osta 100 euroga, osta 100 000 euro eest näiteks naelasid. Mis tähendas siis seda, et kui see nüüd see 100 000 eurot või õigemini see naela kurss nüüd liikus hästi natukene, siis põhimõtteliselt oli kogu sinu 100 eurot läinud. Ja kui see nüüd hind alla kukub, siis läheb su positsioon likvideerimisele, müüakse maha ja kogu lugu su raha on läinud. Et sellised hiigelvõimendused on pigem sellise hasartmängu stiilis maakleri ja kaupleja pärusmaa. Et sellised normaalsemad maaklerid nii suurt võimendust ei paku. Mis võiks võib-olla olla ka üheks selliseks kriteeriumiks, mille põhjal vaadata, et kas üldse tasub midagi maakleriga koostööd mõelda või mitte. Teise asjana, mis Forexi juures on see, et tegemist on põhimõtteliselt nullsumma mänguga, mis tähendab seda, et selleks, et sina võiksid sealt midagi teenida, peab keegi teine midagi kaotama üldiselt. Ehk siis keegi teine ostab kehvema kursiga sinult valuutat.
või müüb sulle kehvema kursiga valuutat. Ehk siis miks ta ei ole ka päris nullsumma mäng, sest et tegelikult on seal vahel ka maakler, kes siis tekitab selle hinnavahe sinna, ehk siis otsustab, kui palju tema nagu vahelt raha endale võtab iga tehingu pealt. Ja tänu sellele tegelikult, kui sa nii-öelda täiesti juhuslikult 50-50 panustad kuidagi, siis sa jääd ka pikas perspektiivis pigem kahjumisse ja jääd rahast ilma. Aga miks ma seda nullsumma mängu rõhutan, on see, et sisuliselt, kui sina oled algaja, siis see tähendab seda, et sa kaupled seal professionaalide vastu. Sa kaupled seal arvutite vastu, ehk siis high frequency traderid, kes on sellised sisuliselt suured laohooned, on täis servereid, arvuteid, mis koguvad infot, teevad oma arvutusi, vaatavad igasugu muud, ma ei tea, mis 100-150 000 kriteeriumid siit ja teevad selle põhjal oma tehinguid, otsuseid, enne kui sina üldse jõuad mõelda, et võiks sealt mingi tehingu teha. Ehk siis mõtle natuke selle peale järgi, et kui palju või kui suur tõenäosus võiks olla, et sa suudad neist paremini kaubelda. Et jah, mõned suudavad, aga siin põhimõtteliselt ongi see rõhk sõnal mõned, ehk siis 95% või rohkem, eeldan, inimestest ei suuda seda teha. Selle jaoks siis pakutakse samamoodi Forexil mingeid roboteid, et kindlasti kui oled Forexit rohkem uurinud, siis on silma jäänud sellised toredad müügilehed ja postitused, et osta Forexi robot, pane ta enda eest kauplema ja raha tuleb. Et pean kurvastama siin natukene, et tegelikult ei tule. On võimalik tõesti, et sa võtad mingi roboti ja see võib-olla lühiajaliselt isegi suudab sulle mõnusat tootlust teenida, aga pikas perspektiivis ei teenida suurt midagi sulle. Et pikas perspektiivis pigem kaotad raha. Et see on niisugune ilus müügijutt selles mõttes, et kui kellelgi oleks selline vinge robot, mis suudab ülihästi tootlust teha ja pikaajaliselt seda saavutada, siis vaevalt ta seda sulle müüks 50 või 70 või 200 või isegi $1000 eest, et pigem ta paneks selle enda raha sinna kasvama ja teeniks sellega päris hästi, et ma arvan, et sulle ta seda kindlasti ei müüks. Võib-olla mõnele pangale või kellelegi, kes selle eest suuri kopsakaid summasid maksaks. Aga jah, eeldusel, et see robot töötab ja kuna nad ei tööta üldiselt, siis pangad ka ei ole nõus maksma selle eest, et nagu selle perspektiiviga tasub ka nagu mõelda nende asjade peale. Siis veel üks asi, mida ma olen näinud, pakutakse, on selline, et nad ütlevad ära ise kauple, aga näed, meil on siin terve hunnik inimesi, firmasid, mida iganes, kes kauplevad, ehk siis umbes midagi sellist teenust, nagu minu sõber tegi kunagi. Et siin on terve hunnik neid inimesi, et palun kanna raha nende kontole, et nemad kauplevad, või kanna raha meie maakleri kontole ja siis nemad kauplevad sinu rahaga ja teenivad sulle uhket tootlust. Et ma olen ka ühel saidil neid jälginud natukene, sest et tehti ka siin ühel hetkel mulle siuke pakkumine, et vaatan, et siin on hea investeerimisvõimalus, uhked suured tootlused. Ja vaatasin ka, tundus üsna selline huvitav isegi. Ja tookord nagu jäi selline mõte sinna lihtsalt õhku, et kuna vaba raha nagu ei olnud, siis mõtlesin, et vaatan paari kuu pärast uuesti, kui nagu tekib võimalus, sest et alternatiivsed variandid on alati teretulnud ja see tootlus ikka tundus päris ilus seal. Ja siis vaatasin nüüd hiljem, siis seal kodulehel need nii-öelda välja toodud maaklerid olid sisuliselt kõik välja vahetunud, et need, kellel nii üli hästi läks, neil ju siis enam nii hästi ei läinud, et sellega tasub nagu ka ettevaatlik olla selles osas, et seal on selline sisuliselt sama skeem, mida tehakse nende börsifondidega ehk aktiivselt hallatavate fondidega, kus luuakse 4-5 erinevat fondi,
siis vaadatakse 4-5 aasta jooksul, millisel läheb kõige paremini, need, millel läheb hästi, need jäävad alles, need, millel läheb halvasti, need pannakse sisuliselt kinni ja siis reklaamitakse seda, millel läks hästi, et vaadake kui hea, pange kõik raha siia sisse. Aga ajalugu ei näita tulevikku, eriti kui see ajalugu baseerub õnnel suures osas, eks. Et ka seal on nagu üsna raske leida sellist haldurit, kes reaalselt suudaks ka nagu seda tootlust ajast ajasse sulle tekitada. Et ma ei välista, et neid ei ole, aga lihtsalt siinkohal tasub väga karmilt ja sellise konservatiivse piluga neid tulemusi vaadata. Ja siin on ka mingid muud ohud sees, näiteks, et seesama maakler otsustas, et ta või üritab sulle näidata paremat tootlust sellega, et ta tegelikult ei pane näiteks halbu tehinguid kinni, ehk need jäävad talle sinna portfelli. Sest et see, nii palju kui ma aru sain, siis see tootluse näitaja seal näitab sulle ainult tehtud tehingute tulemusi. Ehk siis, kui hind langeb, ma ei müü, jätan selle lahti ja tundub, nagu mul oleks ülihea tootlikkus. Et sellised nüansid ja trikid on seal taga veel. Ehk siis sellele tasub väga palju tähelepanu pöörata, igat numbrit ei maksa tõe pähe kohe võtta. Ja see, et keegi nüüd sul 5 kuud, 6 kuud või 12 kuud järjest on suutnud mingit tootlust näidata, ei tähenda, et ta seda nüüd ka järgmised 12 kuud järjest suudab teha, eks. Et mida pikem ajalugu, seda usaldusväärsemaks see tulemus võib minna, aga ka siis peab vaatama seda, et nagu reaalselt oleks seal need tehingud nii tehtud, nagu oleks. Või nagu on, et ta ei ole kuidagi neid tulemusi manipuleerinud. Et sellega on jah, siuke päris puusa pealt lastes ei maksa sinna raha paigutada. Sest muidu on nagu mõttetu, sest et sa esiteks kaotad selle raha tõenäoliselt ära, aga teiseks sa ei saa ka seda mängulõbu, et siis on parem juba ise kaubelda, siis on vähemalt lõbus jälgida, mis toimub. Et saad natukene kaasa elada vähemalt. Aga sellega on jah, et selles mõttes eriti nagu selline ahvatlev see Forex ei tundu, eks. Et kahju muidugi sind kurvastada selles osas. Aga selles mõttes, et ma tean, et on inimesi, kes ka reaalselt suudavad Forexiga raha teenida. Neid inimesi on väga vähe, aga neid on. Ja kui sa tunned, et sina oled see neist väga vähestest, kes võiks teised üle trumbata ja üle kavaldada ja aru saada seda või mõista seda süsteemi paremini kui kõik teised, siis, ja oled valmis hästi palju tööd tegema selle nimel, siis teoreetiliselt võimalus on olemas, lihtsalt see peaksid arvestama sellega, et see põhimõtteliselt võib muutuda sinu põhitööks. Ehk siis selline, et ma nüüd korraks loen ühe raamatu läbi või käin 2-tunnisel koolitusel ja hakkan raha teenima, siis see asi unusta ära, seda ei juhtu kunagi. Aga kui sa nüüd otsustad, et sa hakkad seda täiskohaga tööna tegema, uurid põhjalikult, katsetad väikeste summadega või paper tradinguga, ehk siis kes ei tea, mis paper trading on, siis sisuliselt see, et sa käsitsi kirjutad tehingud üles ja võrdled selle reaalajas toimuva hindadega ja siis vaatad, kuidas sul oleks läinud, kui sa oleks päris raha sisse pannud. Et kui sa niimoodi paper tradinguga 6 kuud järjest suudad väga häid tulemusi näidata, siis võiks juba ka päris rahaga katsetada natukene väiksemate summadega ja sealt edasi minna. Aga see nõuab nagu reaalselt seda, et see asi pakub sulle tõsiselt huvi, sa reaalselt tahad seda teha, sa reaalselt töötad selle kallal ja sa oled valmis selle kallal või sellele pühenduma ja sisuliselt sa tunnistad endale neid riske, ehk siis sa ei pane sinna rohkem raha, kui sa oled valmis kaotama. Sest et üsna suure tõenäosusega sa ei ole see 5% või veel vähem, kes seal suudab plussi teha. Et selles mõttes kaalus asi hoolikalt läbi. Aga igatahes rääkisin ka sõbraga seda, et kui nüüd on tõesti selline tõsine huvi, et kus siis alustada võiks, sest et ausalt öeldes mina ise ei ole väga palju uurinud, sest ma ei
ei ole nagu tundnud seda soovi, et ma tahaks hakata seda täiskohaga tegelema sellega ja et ma oleks mingi eriline geenius selles valdkonnas. Nii et ma ei ole nagu kursis, aga sõberiga soovitas uurida alustuseks näiteks selliseid lehti nagu babypips.com ja forexfactory.com. Ehk siis seal on selliseid õpetusi ja mingeid blogipostitusi asju, nagu ma põgusalt vaadates märkasin. Et ära muretse, lingid ma panen sinna blogiposti alla ka, et leiad need üles, kui sa tuled rahafoorum.ee /RR 001 ehk siis nagu Raharaadio 001 esimene osa. Ja sealt leiad kõik need mainitud lingid asjad üles. Ja kui tõesti tõsine huvi on, siis alusta sealt lugemisega ja vaata siis, kas nagu tundub sinu jaoks selline teostatav asi. Aga üldiselt enamikule soovitan pigem eemal hoida ja ei maksa uskuda maaklerite juttusid, et see on ülilihtne ja raha voolab. Et tean nii välistest kui seesmistest allikatest, et see nagu nii ei ole. Aga igal juhul edu, aitäh Heigole küsimuse eest ja kohtume juba järgmises osas. Nägemist! Üks parimaid investeeringuid, mida väikeste summadega teha saab, on investeering ise endasse. Aga siin on jällegi see, et sa pead selle asjas sees olema, sa pead hingega seda asja mõistma ja aru saama, mis sa teed, sest et kui sa igasugusele teisele lollikesele oma raha annad seal, siis sa ei näe seda ja tore lugu. Mõnikord võib näiteks ka olla see, et sul võib-olla oleks mõistlik aknad ära vahetada või uus tihend panna, sest et su küttekulud talvel on tänu sellele nii kõrged ja sul oleks hea teha investeering sellesse, sest et sa saaksid selle üsna kiiresti tagasi.